Tervist, head kuulajad, käes on Eesti Vabariigi sünnipäev 24. veebruar, aga meie oleme täna teiega, et jagada teateid, sõnumeid ja mõtteid tehnoloogia valdkonnast. Mina olen Hans Lõugas, siin on veel Glenn Pilbre ja Meelis Väljamäe ja räägime sellel nädalal esiteks ebameeldivast uudisest, kuidas eestlased on jällegi maailmas tuntuks saanud erakordse häkkimisloo saagas. Siis räägime sellest, kuidas tohutu nõudlus on, et võtta väikse eesti keele andmed ja nad AI-ga rahaks teha või siis ka mitte. Räägime, kuidas valida endale mõistlikud nööpkõrvaklapid ja siis räägime veel teie kuulajate kirjadest. Ja alustame võib-olla esiteks sellise pisikese krimiteate vahendamisega, mis võib-olla ei tähenda meie kõigi elus suurt midagi, aga kahjuks on üks maailma ajaloos erakordne lugu paar aastat tagasi, 2018, tabas Soomet. Selline tohutu skandaal, millest ka Eestis väga palju räägiti, kuidas ühte psühhoteraapia keskuse andmebaasi murtis sisse. Varastati inimeste ja patsientide haiguslood, nende väga isiklikud intervjuud oma raviarstiga. Ja siis nõuti sellelt kliinikult lunaraha ja kliinik keeldus lunaraha maksmast. Ja siis hakkasid häkkerid kirjutama otse nendele patsientidele, keda oli ligi 33 000. Kui te ei maksa meile krüptoraha, siis me avaldame teie väga isiklikud intervjuud oma arstiga tumeveebis. Ja veebis ja see hakkaski vaikselt nii minema, see oli väga suur uurimine ja kohtuasi Soomes. Ja võiks arvata, et see lugu sai läbi, 2023 vahistati muide Prantsusmaal üks Soome häkker Aleksanderi Kivimägi, kes mõisteti süüdi 6 aastaks. Aga see vana saaga on nagu tõusnud tuhast ja väga huvitava pöördega. Nimelt tuleb välja, et Soome riiklik juurdlusbüroo jätkab uurimist selle Vastaamo psühhoteraapia keskuse häkkimisega, sest et rahalise väljapressimisega maailma ajaloos võiks öelda esmakordselt sellise väljapressimisega tegeles eestlane. Ja soomlased teevad koostööd Eesti uurimisametitega, et välja selgitada ja kinni püüda ja esitada süüdistus ja kohtuale anda siis Eestis elav isik, kes tegelikult selle põhilise väljapressimisega tegeles. Antud uurimine kestab, see ei ole veel lõpuni jõutud, ütles meile, teavitasin, et Soome politsei, et plaan on see 2025 aasta kevad jooksul lõpule viia, aga küllap me siis loodame, et pätid saavad oma palga, aga väga üllatav pööre, et see, mis Soomes toimus, oli tõesti esmakordselt nii selline julm inimeste andmete ära kasutamine ja kahjuks Eesti häkker on sellega seotud. Kas on siis Eesti mehed või mees või palju neid seal nüüd oli olnud ikkagi sellise loovmõtlejad või alltöövõtjad, et kas see ka selgus? Eesti prokurör on öelnud, et nad Soome palvel pidasid ühe kahtlustatava kinni, kes oli lunaraha nõude taga. Sellest Vastaamo väga skandaalsest juhtumist on räägitud varem, seal oli nii-öelda süsteemi administraatorite poolt tehtud vead, mis tõttu andmebaasi internetis kättesaadavaks, nad ei parandanud neid vigu, siis see Soome häkker, kes ära kasutas selle vea mõistete süüdi, aga tuleb välja, et see, et nüüd varastatud andmed pöörata siis ikkagi kriminaalseks tuluks, et siin on tal olnud keegi kaasosaline eestlane. Minu ähmane mõttekäik oligi selles, et kas see eestlane oli ikka selline IT-mees või oli pigem selline mustatöö tegija, aga igal juhul tuleb tunnustada siis, et eestlased jõuavad ka rahvusvahelise meedia huviorbiiti selliste asjadega. Tunnustame jutumärkides tõesti seda. Aga lähme võib-olla edasi järgmise uudise juurde, mis ei ole nii suur asi just kui maailma ajaloos, aga meie väikse Eesti jaoks on väga suur, nimelt paar nädalat tagasi, 6 aega tagasi umbes, oli meil kõva skandaal Eestis.
No see oli isegi vähem kui kuu aega. Oli veebruaris nüüd. Ja ega see skandaal kui selline, kui ta pauguga algas, aga pauguga ta läbi polegi tegelikult saanud, et selle tuules on siin olnud igasuguseid erinevaid sõnavõtte ja kuidas ma ütlen, lainetavad järellainetus. Et võib-olla täpsustada siis luguliselt digiminister ütles, et jagab Metaga nende AI mudeli jaoks eesti keele korpuse andmeid ja vist ka arutles kõva häälega, et võiks ka meediaväljaante artiklit anda sinna, mille peale öeldi, et ta müüb Eesti maha ja nüüd suurfilmad teenivad miljardeid sellest, et Eesti annab tasuta ära oma andmed ja veel autoriõigustega kaitsud andmed. Kuigi siis pärast seda suure tohuvapohu haju, mis tuli välja, et Eesti on juba aastaid jaganud tasuta oma eesti keele korpust. Mis on olnud avalik tegelikult või, et see ei olegi olnud kuskil lukud, aga kogu sellele asjale ja võib-olla lisab sellise omamoodi koomilise vindi veel nüüd see, et EKI direktor Arvi Tavast, kes juba ennem muide väga mõistlikult sellele lähenes ja samamoodi nagu paljud ka teadlased, kes ka ikkagi üritasid natukene eestlasi maa peale tagasi tuua, et võib-olla meie läbirääkimised businessi alal ei ole kõige parema stardipositsiooni. Mulle meenub miskipärast mingi Crazy Radio sketš hetkel, aga Arvi Tavast ütles siis, et AI kompaniid eesti keele korpusest absoluutselt ei huvitu. Ka Eesti riik on alates 2020. aastast näinud vaeva, et siis parandada eesti keele esindatust nendes suurtes keelemudelites. Seni edutult, ütleb Tavast, ka Meta ametlik vastus meie andmete pakkumisele on siiani olnud aitäh, me väga hindame teie pakkumist, aga nende andmete kasutamine pole praegu meie prioriteetide hulgas. Ja näiteks Mistral AI vastas, see on siis see Prantsuse ettevõte, me tegeleme kõigepealt keeltega, millel on rohkem nõudlust. No, ei ole seda järjekorda ukse taga, ei klopita, ei öelda, et andke meile tasuta andmed. Ehk siis see paanika on olnud asjatu, et kuhu meie keel nüüd läheb ja kes seda kõike loeb. Et ja enne kõike see, et teised nüüd saavad rikkaks, et võtavad tasuta meie väikse keele ära, panevad kuhugi ja meil ei jäägi enam midagi rääkida. Tuleb välja, et pakume 5 aastat juba. Kedagi huvita. Selle peale peaks ütlema, et minge siis vaadake Crazy Radio sketš nimega Ärimehed ära. Et sealt leiab nii mõnegi hea seose. Aga muidugi, kui nüüd võib-olla korraks tõsiselt sisse vaadata, et tõesti sel teemal ilmselt peaks tõesti arutama, et kas nendes andmetes on siis tõesti mingid isikustatud andmeid või mis iganes, et kui me jätame nüüd kõrvale nagu selle poole, et kes peaks kellele raha maksma või kes peaks üldse midagi tahtma. Selge on see, et kogu selle asja valguses neid aspekte ei saa nagu niimoodi segamini ajada, et see ei ole üldse ju küsimus nagu rahas, et kui seal tõesti on nüüd mingisugused, kuidas ma ütlen, minu psühhoneuroloogia andmed, eks ole, haigla omad, siis ilmselt ei ole vahet, kas selle eest maksab keegi raha või mitte, oleks igal juhul selline hõre või et mitte öelda ebaseaduslik. No just, kui on su isikuandmed, siis pole küsimust, neid ei saa jagada. Kui see on autoriõiguse kaitstud tekst, sa kirjutasid artikli eesti keeles, sa teksti võtad üks ühele üle ja siis see AI mudel seda pärast levitab. See ei ole ka õige. Küll aga, et eesti keele sõnu kasutada õiges kontekstis ja õiges keskkonnas, et osata vastata meile õiges emakeeles, see on see, mida me tahaksime edendada. Mulle tundub, et EKI on kogu aeg nagu väga vaimustus olnud sellest AI arengust, sest et kui juba see esimesed uudised siin aasta või paar tagasi nende suurte keelemudelid või LLM-ide kohta tulid, kui Google ja ChatGPT enda omad või see OpenAI enda omad välja tõid ja see nagu väga suurt sellist revolutsiooni tegi, siis juba siis ütlesid EKI inimesed, et oi kui tore, et me oleme seda nagu aastakümneid oodanud, sest et nüüd saame me igale poole subtiitrid alla asjad tõlgitud, sest et keegi kätitsi tegema seda meie väikest keelteks. Et nad olid kuidagi väga nagu, ütleme, liigselt vaimustus isegi võib-olla. Aga pole vaja muretseda, küll on poliitikud, kes ütlevad, et nüüd müüakse maha Eesti riik, et mis te teete? Selles kontekstis räägib ikkagi EKI ja EKI direktor väga mõistlikku juttu ja tegelikult see lause, mida ta siin ka muide või aspekt, mida ta ütleb ja mis on kahtlemata ongi väga oluline, et pigem oleks keelemudelite arendajate huvi mitte siis nii väga sellele, et võtta lihtsalt selliseid suvalisi tekstimassiive, vaid oleks pigem vaja inimese käsitsi koostatud ekspertandmeid selle kohta, milline maailm päriselt on. Et kui sa võtad kokku ikkagi sellise
suvalise tekstikorpuse, siis sõnade taga on ikkagi ka, kuidas ma ütlen, või puude taga on ka mets või sõnade taga on ka mõte ja laused ja kõik need asjad võivad muutuda väga selliseks segapudruks lõpuks, et seal on vaja ka mingit süsteemi ja ka mõttelist liini jälgida. Loota, et keegi hakkaks maksma korpuse andmebaasis sisalduvate tekstide eest on täiesti ebarealistlik, ütleb siis Arvi Tavasti, et neil pole isegi tasuta midagi tarvis meie käest. Ikkagi see Eesti müügimees tuleb esmaspäeval tööle ja hakkab agressiivselt kõnet ootama, millega ostetakse minu keeleandmed ära. Ja siis võib-olla lõpeb see läbirääkimine kuulsate sõnadega what you. What you. Nii, aga meie siis lähme järgmise teema juurde ja räägime nüüd sellest, et Meelis, sa oled kuulanud kõvasti jälle, ma saan aru, nii muusikat kui ka muud ja oled otsinud vastust küsimusele, et kuidas leida head nööpkõrvaklapid võimalikult hea heliga, aga mõistliku hinnaga. Võib-olla siin tuleks alustada sellest, et umbes 2 aastat on möödas sellest, kui Glen tegi väga suure väikeste nii-öelda nööpkõrvaklappide testi ja seal oli palju rohkem mudeleid, aga nüüd juhtus tõesti üsna juhuslikult niimoodi, et mul sattus kätte lausa 4 üsna erinevat sellist keskmise hinnaklassi, ehk siis 150 ja 200 euro vahel olevaid kõrvaklapipaari ja mõtlesin tea küll, et miks mitte neid võrrelda ja suureks rõõmuks peab ütlema, et üllatavalt hea oli kogu see tulemus minu jaoks vähemalt, et Glen saab pärast vaielda, sest et minu nagu kokkuvõte oli see, et ükskõik millised sa nendest 4 valid, siis tegelikult nagu halba heli sa ei saa. Et kõik nad tegid minu arust nagu üsna head häält ja nüanssides on vahe, juhtimises on veel suurem vahe, igasugustes eriomadustes on vahe, helis on ka muidugi vahe, aga see heli ei ole ühelegi nagu selline halb, et ma olen kuulnud palju kallimaid klappe või mitte palju, aga kallimad klapp, mis teevad kehvemat häält kui ükski nendest. Läheme konkreetseks, et mis mudelid need olid? Jah, OnePlusi Buds 3 Pro, siis verivärske tegelikult avalikustatud 18. veebruari, nii et põhimõtteliselt veel nagu alla nädala vanad siin Euroopa turul Huawei FreeBuds 4 Prod ja JBL-i ekraaniga, karbiga LiveBuds 3. Need on need, millest me tegelikult rääkisime päris pikalt. Ja Sony spordiklapid LinkBuds Fitid. Ehk siis need 4, kõik on nagu üsna veidi erinevad üksteisest üsna omapäraste omadustega, et nad ei ole nagu, ma ütleks hinna poolest nagu, ja suuruse poolest konkureerivad, aga nagu omaduste poolest erinevad ja sellepärast ka ma tegin siin digi jaoks, geeniused jaoks testi ja jõudsin järeldusele, et erakorraliselt ma ei suutnud öelda ühegi nende klappide kohta, et ära osta, vaid kõik nad on tegelikult nagu soovitust väärt lihtsalt erinevatel inimestel erinevaks olukorraks. Aga nii, sinule sa ei ole nõus sellega? Ei, ma olen sellega peaaegu nõus, aga ma olen, ütleme, et kui ma ütleks ühe klaapipaari kohta sealt selgelt ära osta, siis on see OnePlus. Ja mina panin selle testi võitjaks, nii et tal on kõige parem package, kõige optimaalsem, kõik minu kõrva ja silma jaoks. Aga me võime seda nüüd arutada. Ütleme, et kõik need 3, ma olin sinu jutuga juba siiamaani väga nõus. Et selles ütleme siis niimoodi, et minu kõrvale OnePlus teeb kindlasti paremat häält kuigi mitte palju paremat kui JBL või Sony. Huawei võib-olla teeb paremat häält, aga see on nüüd lähenemise küsimus. No näed, ma ei tea, võib-olla siis aga nüüd ütle, kuidas sulle tunduski niimoodi, et kõik 3, siis kui me jätame OnePlusi kõrvale, tegelikult on heli poolest nagu väga head. Aga no okay. OnePlus oli küll selline kilukarp, et sealt nagu võib-olla ei sobi need otsikud mulle kõrvadega. Ma ei tea. Näiteks kas või näiteks see, et kui sa räägid kilukarbis, siis bass oli OnePlusil oluliselt parem kui JBL-il. OnePlusil ei olnud bassi. Oluliselt madalam kui Huaweil. Mitte või umbes sarnane Sonyga selle vahega, et kui sa Sony keerasid bassi peale, siis ta läks mudaseks, mis OnePlusil läinud. Ja vastupidi, OnePlusil minu jaoks oli ainuke negatiivne selles helis oli see, et kõrge osade ekraanilise seadete puhul kippus minema natukene selliseks karmiks või harshoniks, kelles see väljend, eks ole. Et aga noh,
sina ei ole üldse nõus? Ma ei ole sellega üldse nõus, sest minu jaoks OnePlusis puudus pass nagu täielikult. Selles mõttes, et kõik sagedused alla 200 Hz sealt ei tulnudki. Sealt ei tulnud nagu midagi. Väga huvitav, ma muidugi ei mõõtnud, eks ole seda, aga ma ka ei mõõtnud, aga ma enam tean, mida ma kuulen, et sealt ei tulnud passe üldse, aga see keskmiste riba oli enam-vähem okei ja müra nad ka eriti ei summutanud. Minu jaoks nad summutasid müra ka nagu täitsa okei, paremini kui JBL kindlasti. Äkki sul on ikkagi mingi kõrvas istumise küsimus, sest müra summutus sõltub ju konkreetselt sellest, kuidas nad kõrvas istuvad, eks ole. Minul ei kostnud OnePlusist ei passe ja ükskõik kui kõvastina ma kõrva omale toppisin, see ei muutnud nagu seda üldpilti. See on huvitav, sest et mina olen siin nagu vaadanud ja kuulanud ka välismaise konkureerivaid arvustusi ja mõned ütlevad, et OnePlusil võib passi liiga palju olla. See ebareaalne. Et tegelikult minu jaoks kui ma panin nad kõik niimoodi võrdse tugevusega kõrva, selles mõttes, et ma ei kuidagi ei keeranud ega ei surunud neid sinna nii-öelda, et ühte väga kõvasti ja teist nõrgemalt. Siis nagu ma ütlen, OnePlus oli passivaba, kõige rohkem sellist kõige madalamat passi üldse, aga samal ajal nagu vähem sellist kõrgemat passi ehk et ma nimetaks siis madala passi all sellist 450 Hz ja kõrgema passi all sellist 200 Hz. Et kõige sellist tüsedamat soundi madalate osas tegi just nimelt Huawei, aga Huawei oli jälle natukene vähem seda 200 regiooni. Aga samal ajal nii JBL kui Sony olid mõlemad nagu väga hästi nagu tasakaalus, et neilt tuli ka seda 50 Hz, aga tuli ka seda kõrgemat passi, et võib-olla ütleme Huawei puhul oli see heli kõige rohkem selline klassikaline HiFi heli, mis tähendab seda, et me keerame nagu passe peale hästi madalalt ja keerame kõrgeid ka peale ja keskmisi jääb nagu natuke vähemaks, et ta on niisugune kergelt teravam, väga tüse, aga samal ajal niisugune keskelt pehme, et see oli nagu Huawei heli. Aga Sony ja JBL olid mõlemad väga sellise mõnusa keskriba, mingse detailsusega väga hästi balansis. Mina ütleks heli osas mina kindlasti esikohta, kuidas ma nüüd väljendan selgelt ennast, et ma isegi kindlasti on vale sõna, aga napilt ma ütleks, et minu jaoks kõige paremini tasakaalus oli nagu Sony heli ja tegelikult JBL oli nii sarnane, et see oli nagu võimatu kohati öelda, et kumb on kumb. Ja Huawei oli ikka HiFi heli ja Huawei muidugi seal seadetes oli veel võimalik valida nende otsiku tüüpi, eks ole, et kas... Kusjuures see on eriline, me peame sellest ka rääkima, et räägime selle osa lõpuni. Jah, et see otsiku tüüp iseenesest minu jaoks ei muutnud suurt midagi rohkemat, kui natuke seda heli equalizeri profiili lihtsalt muutis, aga ütleme jah, et kõige paremini nagu tasakaalu mõttes oli Sony, millest tuli selline bass heas mõistes, tuli ka keskmist ja summutasid ka müra väga hästi ja ka samamoodi ka JBL tegi seda kõike minust ka. Praktiliselt nad olid nagu nii sarnased oma helilt ja kõigelt, et väga raske oli võttagi üks konkreetselt teistest üle, aga Huawei heli oli nagu ma ütlen, teise profiiliga veidikene, aga OnePlusi lihtsalt ma pidin juba kohe maha tõmbama, sest sealt ei tulnud üldse midagi, et ma ei saanudki nagu üldse aru. See on huvitav, sest et minu jaoks oli just, minu nagu kõrval oli see, et OnePlus ja Sony olid nagu kõige passirikkamad, võib-olla ma kuulen seda kõrgemat passi otsa, mitte nii madalalt, kui sina kuuled. Et võib-olla mu kõrvad on kehvemad, kindlasti on kehvemad, aga. Ja teine asi on see, et Sony puhul just see, et kui sa panid seal mõlemal, saab Sony kui OnePlusi saab siis äpist passi lisaks equalizerile eraldi passivõimendiga juurde panna ja kui sa Sonyga seda tegid, siis nagu läks siuksed mudaseks või kummisevaks ja OnePlusil läinud. See on puhtalt muidugi minu amatöörluse küsimus, aga mis OnePlusi äppi sa kasutasid, sest et äpp nimega OnePlus Buds ei tööta üheski telefonis? Hey Melody on äppi nimi. See on universaalne äpp kõigile nii-öelda siis PPK klappidele, Oppole ja Vivol ja OnePlus kõige samal. Kas ei saaks isegi öelda, et mida loogilisem saaks olla, et OnePlus Budside äpi nimi ei ole mitte OnePlus Buds, vaid on Hey Melody? Mitte ühelgi ei ole, selles mõttes, et kui sa Sony klappidel on Sound Control ja Jabral on Sound Plus ja Huawei'l on AI Life, mis nagu üldse ei meenuta heli, kui ta mingit pidi. Ja kui sa lähed nüüd telefonist äppi otsima, kui sa otsid seda Sony või Huawei või OnePlusi alt, siis sa ei leia seda. Igal juhul tõmbasin mina App Store'ist või sealt Play'st äppi, ma kohe vaatan igaks juks ka, et ma ikka ütlen, mis ma selle Siis me teeme niimoodi, et sa tõmbad selle äppi ja kuulad järgmine kord räägime OnePlusist uuesti. Tõmbasin OnePlusi enda toodetud äppi, mitte mingisuguse suvalise arendaja äpp. OnePlus Limited, selle nimi on OnePlus Buds
ja see ei tee midagi. Ja see äpp ei lähe isegi minu telefonis mitte käima, vaid ütleb, et kõik on incompatible ja selle peale ma lihtsalt natukene veel ütlesin mõned 4-tähelised sõnad, mis sobitusid ka selle heliga hästi kokku ja ma väga ei süvenenud enam. See Hey Melody äpp on tegelikult olnud olemas ju mitu aastat ja seda toodab üks siis PBK või Oppo tütarfirma, kes teeb neid tarkvara siis ka näiteks OnePlusi kellale teeb sama firma, teeb äppi, eks ole. Nii et see on see koht, kus võiks küll klappide tootja teha midagi, et kui minusugused nii-öelda imbetsillid lähevad Playboardi, on ostnud omale just OnePlusi baatsid, siis nad kindlasti ei kirjuta sinna Hey Melody. Nad kirjutavad sinna OnePlus Buds, et tehke niimoodi, et kui selline tüüp kirjutab OnePlus Buds, siis ilmub ka valikusse Hey Melody, et see oleks nagu elementaarne otsingustrateegia tegelikult. Ja mina panin praegu otsingusse Play Store'is OnePlusi ja ta leiab mul üles küll nii Hey Melody kui ka Healthy, mis on siis see OnePlusi kella äpp, aga tõepoolest see ei ole esimeste tulemuste hulgas. Esimeste tulemuste hulgas on mingi OnePlusi ilm ja OnePlusi community ja mingid muud sellised asjad. Kuna mulle kohe pakkus nii-öelda, kuidas ma ütlen, tehisintellektne sõna edestus või sõna valija pakkus mulle kohe otsingu terminina OnePlus Buds 3. Siis ma kohe valisin selle välja ja siis ütlesin, et OnePlus Buds 3. Ja muidugi teine asi on see, et kui sa kasutad OnePlusi enda telefoni, siis sul ei ole tegelikult äppi vaja, sest see äppi funktsionaalsus on telefoni sisse ehitatud. Äppi on sul vaja siis, kui sul on Samsung või mõni muu või iPhone või mis iganes, eks ole. Ma just tahtsin küsida seda nagu tootja integratsiooni. Kui ma olen OnePlusi kasutaja, kas mul siis ei ole ikkagi ka mõistlikum võtta hoolimata Glenni siin kõrvadest, võtta OnePlus, et kui see... Üks vahe on tegelikult, üks asi on see, et sarnaselt iPhone'i või ka Huawei telefonidega on siis see klappide juhtimine telefoni sisse integreeritud, kui sul on sama firma klapid, eks ole. Ja teine vahe on siis see, et kui me räägime siin helist, siis koodekite puhul, kas kuuled seda vahet või kuule, aga kõigil on olemas HD koodekid, 3 ehk siis Huawei'l, Sony'l ja JBL'il on tegemist LDAC-iga, mis kõigil Androidiga telefonidel ja Apple'il ei ole ühtegi neist. Ja OnePlus on ainuke, kes kasutab siis hiinlaste LHDC-d, mis on levinud ainult Hiina telefonidel ja see on olemas siis OnePlusi enda telefonil, samuti ka Xiaomi'l ja mõnedel teistel Hiina tootjatel, aga LHDC-d ei toeta näiteks Samsung või mõned muud sellised suuremad on, Google ei toeta, eks ole, ja Apple'ist rääkimata. Nii et see vahe on, mis on ka OnePlusi telefoni eeliseks ja saad kasutada seda HD koodekit. Kas sellest vahest kõrvaga kuuled või mitte, see on kõrvas kinni, eks iga inimese individuaalne. No ütleme siis võib-olla niimoodi, et kui tõesti loota, et personaalne probleem on minul OnePlusidega ja kui Meelis ütles, et tegelikult kõik kõlavad enam-vähem hästi, siis võikski öelda, et kõik need 4 kõlavadki väga hästi järelikult. Kui me räägime personaalsest probleemist korra veel, siis kui sina ütlesid, et passi või parem pass on Huawei, siis mina kirjutasin siia Huawei osa kommentaariks, et heli on väga hea ja väga hästi tasakaalus ja väga selge, aga passi on kõige vähem ja väga suurtele passifännidele need klapid ei pruugi sobida, nii et täpselt vastupidine tunnetus. Huawei'l oligi vähem sellist 100 ja 200 hertsi, aga Huawei'l tõi väga hästi. Seda ma siis kuulen ja ma madalamat ei kuule, see võib olegi see vähe. Mul on mingi üks track, kus on väga hästi 40 hertsi, 50 hertsi, 100 hertsi, 200 hertsi, et kõik need nagu toonid välja toodud. Ja siis on väga hästi kuulda, et kus, mis ja kui kõvasti parajasti mängib. Ja tõesti Huawei'l 100 ja 200 oli mõnevõrra vähem kui JBL'il ja Sony'l, aga seda 50 oli selle arvelt lihtsalt ka rohkem natukene kosta, et JBL'il oli kokkuvõttes see passi nagu kõige paksem, et seal oli seda 100 ja 200 kõige rohkem, aga loomulikult neil on kõigil equalizerid, neil on JBL'il, me oleme rääkinud, väga hea, Huawei'l samamoodi, aga Huawei selline nagu ma kordan veel korra, oli see profiil natuke keskmiste osas siuke mahedam, et nagu JBL Sony väga ühtemoodi. Mis mulle Huawei puhul veel tundus, Huawei ja OnePlus tegelikult mõlemad kasutavad siis erinevalt neist teisest kahte driverit, eks 2 väljuhääldit on mõlemas ja OnePlusil on 2 takki, mis võib-olla ei määra väga palju. Huawei'l on ainsana siis kõrgsagedus osa on planar, ehk siis selline nagu veel kõrgemal minev, et ütlevad, et teoreetiliselt võiks seda 48 kHz, kuigi seda Bluetooth ei võimalda, eks ole. Aga, ja see tegelikult tuleb ka selles mõttes välja, et vähemalt minule jäi selline mulje, et Huawei kõrge osa on niivõrd palju selgem teistest, vähemalt minu kehvade kõrvade jaoks, et või on see selline, võtaks keskmise mid-range'i kõrgem osa või, et ta kohati toob välja kehva kvaliteediga lugude
vead paremini kui konkurendid. Konkurendid maskeerivad ära nagu mingisugused detailid, mida minu kõrvad kuulevad ja Huawei toob need esile. Näiteks audioraamatut kuulata, isegi audioraamatutes oli see, et kui need on päris hästi masterdatud, päris hästi ära peidetud, eks ole igasugused asjad, kus ma ei tea, lugeja köhatab või niheleb tooli peal või midagi sellist ja nendega enamasti ma ei kuule selliseid asju üldse, Eesti raamatutega küll, siis Huaweiga kohati oli sellised asjad kuulda ja see võib muutuda häirivaks sellepärast, et lihtsalt kõlaklapid oli head, toovad välja detaili, mida tegelikult võib-olla kuulma ei peaks. Nad tõid seda kõrgemat keskmist sagedust natuke rohkem välja, võib-olla see ongi. Et JBL ja Sony olid samal ajal jällegi seal nagu keskmise ehk seal 1000 ja 2000 hertsi peal nagu rohkem esindatud kui Huawei. Huawei pigem seal oli vähem esindatud, aga Huawei oli just seal 7000, 8000 hertsi peal rohkem esindatud, mis on keskmiselt kõrged ja see helipildis natuke võib-olla muusika puhul Huaweid kipuvad olema, olenevalt lugudest ja miksimisest natuke sellised sisisevad või natuke siuksed, nad nagu võimendavad või see ülemine ots eristub see lihtsalt rohkem, et kui te tahate pigem võib-olla sellist rahulikuma ja inforikkamat heli nagu alumise detailsuse mõttes, siis mina võtaksin nagu Sony või JBL-i, kui me veel helist räägime, aga nad ei ole halvad, et kõik nad on selles mõttes head, jah. See on huvitav, kuidas meie see rida on nagu täpselt vastupidi, eks. aga lisaks veel Huawei puhul on ka siis see, et mõlemad tegelikult nii Huawei kui OnePlus on võtnud siis ka appi oma heli tuunima Profid. Huawei kasutab seal Pekingi mingit, praegu eksin, kelle oma mingisugused ülikooli ja ühestas ka filharmoonikute abi ja siis OnePlusil on Taani kõlaritootjad Dynaudio või Dynaudio, kuidas nad hääldavad seda, eks ole, võetud appi ja kõige jaburam on see, mida sa klient pead seda kuulama, sest et sul ei ole seda äppi, eks ole, et hei, Melody äpis saad sa siis loomulikult equalizeri omadustel lisaks ka panna siis või käsist reguleerimisel lisaks nii-öelda saad siis ka valida neid eelsalvestatud presette kõigi puhul, eks kõigi 4 puhul ja OnePlusil on enamus neist on siis Dynaudio poolt tuunitud presetid ja üks neist on Dynaudio Authentic, mis peaks siis kirjelduse järgi pakkuma selle firma kõlaritele sarnast heliprofiili, see oli küll väga halb. et kõik teised olid nagu head ja see mulle nagu kohe üldse, see kõlas nagu minu kõrva jaoks nagu selline JBL-i Bluetooth kõlar, eks väikselt ja kokku pakitult, et see oli nagu kummaline, et nende enda signatuur profiil nagu kõlas kehvasti, aga selline balanced, mis muidugi ei ole mingit pidi balanced, eks ole, ühelegi neist nimetavad profiili balance'iks, mis on ilmselgelt veekurv, aga see nagu oli kõige parem. Huawei puhul on see, et minu jaoks ikkagi selguse poolest või see heli tegelikult meeldis võib-olla isegi nagu selles mõttes kõige rohkem, et ta oli minu kõrva jaoks kõige detailsem, aga kuna palju teiste jaoks mulle tundus, et võib-olla võib OnePlusi selline minu kõrva jaoks nagu rohkem passi ja rohkem meeldida inimestele, kuigi ma ei saa öelda, et Huawei vähe passi oleks olnud minu kõrva jaoks ka. Ei, ta ei olnud vähe passi. Aga kui me räägime nüüd lisaks helile ja ka muudest omadustest, siis võib-olla räägime karpidest, et 3-4 klapipaaris 3 on juhtmevaba laadimine, ainult Sonyl ei ole neid. Huawei'l on kõige mõnusam, väiksem ja kompaktsem karp, mis mahub väga hästi taskusse. OnePlusi oma mahub ka üsna hästi taskusse, aga ta ei ole nii ümar ja selline mugav kui Huawei oma. JBL-il on kõige suurem, kõige raskem karp, mis on üsna ebamugav, aga samas kompressioonis on ta see ekraan peal, millest me oleme juba rääkinud, eks ole, mis tegelikult annab teleri omanikele või arvuti taga klappide kasutajatel päris palju juurde. Ja Sonyl on tegelikult taskus kõige ebamugavam karp, sest ta on selline kuubiku kujuline, eks ta nagu kitsamad tekst taskus jääb kuidagi väga välja, ei taha sinna ära mahtuda. Aga samas Sony karp kõige kerge, mis on näljak. Ma isegi ütleks, et kui teil on juhtumisi need AirPodsid ja Apple'i klapid, siis kui te panete 2 karpid ja need peale, siis saate Sony karbi. Ja Huawei klappide karp on peaaegu sama suur kui AirPodside karp, kes on umbes sarnane, tegelikult natuke isegi ümaram. Sony karp on tõesti siukse, ma ei tea, miks disainerid on sellise kuju leiutanud, et see on nagu plastmassist hamburger, et kumbki pool on nagu paks ja keskelt läheb kitsamaks, seda on küll väga hästi lahti. Aga siis on näpp läheb vahele hästi, jah? Ja näpp läheb väga hästi vahele, ta avad on hea, aga tõesti ta on nagu taskus selline punsu. Aga mis värk on OnePlusi karbiga? Miks on seal peal suurelt kirjas OnePlus? Kusjuures OnePlusiga on veel huvitavaid asju, et esiteks on siis see, et OnePlusil on kõik karbid on sellised plastikust ja paljud on läikvast plastikust. OnePlusil on selline siis testis oleval mudelil sinine, aga neid on ka
kreemiat ja musta selline kunstnahk on peal, samasugune kui osadel OnePlusi telefoni tagakaas, mis on tegelikult käes hoides hästi mugav. Teine asi, mis on OnePlusil kummaline ja ma olen näinud isegi paari ülevaade, kes ütlevad, kes ei ole nagu andmeid lugenud, ütlevad, et nende klappidel ei ole juhtmevaba laadimist, kui tegelikult on, sest et kui kõigil teistel klappidel, nii seal testis olevatel kui teistel on juhtmevaba laadimise pool, mis käib siis vastu laadijat, on karbi taga. Siis OnePlusil on see karbi ees ja sa pead panema karbi tagurpidi laadija peale, eks ole, ja siis taga on see Dyn Audio kiri. Ehk siis seda osad inimesed ei tea, et seal tegelikult juhtmevaba laadimine on. Ja kui me nüüd räägime muidu disainist, siis Oneplusil ja JBL-il on siis Vartega disain nagu AirPodsidel. Mitte JBL-il, vaid Huawei ja OnePlusil on Vartega disain. Huawei varred on lühemad, aga kandilised, seal on suhteliselt suur Huawei logo peal ja siis selline Huawei Musicu noodikujuline logo. OnePlusil pole ühtegi logo, aga OnePlusi varred on roostevaba terase disainiga, küll plastikust, aga siis läikivad, mis tähendab seda, et siin näeb mõnusalt peale sõrmejälgi. Lisaks on OnePlusi kõrva sisse minevatel otstel graveeritud sisse RL täht, mis koguvad meeletult mustust, mida peab aeg-ajalt päris tihti puhastama või selles mõttes korralikult puhastama. Et see osa, mis läheb kõrva, sinna on tehtud siis süvisega mingi RL. Jah, just. Tavaliselt on see trükitud, eks ole, klappide peale või seal on nagu siis süvistatud sisse, et see ei ole väga tore. Muidu võib öelda seda, et OnePlus on läinud palju paremaks kui eelmisel aastal. Eelmisel aastal on 2 suurt viga. Üks oli see, mille poolest mina kindlasti klapid ostmata on see, et eelmise aasta OnePlusi klappidel ei saanud reguleerida helitugevust klappide pealt. Sel aastal on seal siis ära parandatud, saab reguleerida helitugevust varrel libistades samamoodi nagu AirPodsidel teistel. See ei ole väga mugav, sa pead selle varre esiservast seda tegema, sa ei saa tagumisest servast. Mind nagu ei häirinud, kuigi ma ütleks, et Huawei vist on samamoodi see libistades muudetav ja see töötas nagu paremini. Ja OnePlusil sa pead selle just nimelt võtmesõna esiserv, kui sa kuskilt mujalt nihutsid, siis ei juhtunud midagi ja sa pidid nagu pigem hoidma nagu seda näppude vahel, seda vart ja siis nimetussõrmega seal nikerdama. Kui me nüüd muust juhtimisest räägime, siis OnePlusil saab siis lugusid vahetada ja play pausi ja muid asju teha pigistades, seda vart pigistades. Kõiki neid käske saab siis äpist muuta. Huawei puhul on muideks veel edasi mindud. Huawei laseb nii vart pigistada, kui ka sealt ülemist otsa puudutada ja nii pigistustele kui puudutustele saab panna eraldi käsu äpis, mis on nagu kõige parem juhtimine üldse ilmselt on Huawei. Aga mida ma Huawei puhul küll nüüd, ma seda äppi jälle ei sukeldunud sinna nii sisse, mis mind nagu kergelt ajab ühe silma ikkagi natuke tõmblema on see, et kui ma vahetan Huawei'l režiime, siis kogu aeg flegmaatiline hääl ütleb mulle, mis režiim valitakse ja see võtab jube kaua aega, et miks ma pean kuulma kogu aeg, et awareness ja siis tuleb see pagan küll vahetagu režiim ära, ma ei taha kogu aeg kuulata, kas on mingisugune breakthrough või hearthrough või awareness, no miks ma pean seda sõna kogu aeg kuulama, et tehke lihtsalt killkoll või ärge tehke üldse midagi, vahetage ära. Et selles mõttes ka nagu juhitavuse poolest on ikkagi nii Huawei kui OnePlus on väga head klapid, selles mõttes, et teda saab nagu väga hästi reguleerida. Nüüd JBL-il on siis nad on kõige kompaktsemad klapid, selles mõttes nad käivad siis kõrva sisse, neil ei ole mingit vart, nad istuvad kõrvas väga hästi ja mugavalt. Küll aga on samamoodi siis väljaulatuv osa või see, mis nagu kõrvast välja paistab, on roostevaba terasdisainiga või läikiv. Laus võib peeglina kasutada ja samuti on suur JBL logo peal, nad väga diskreetsed, nad ei ole. JBL-id näevad üldse nii karp kui need nupud ise, näevad välja suhteliselt nagu odavad. Nad on ka odavad, sest nad ka tegelikult praegu, kuigi nende soovitused müügihind on endiselt 200 €, siis tegelikult neid leidub ikkagi juba mingi 130-ga vist midagi sellist. Selles mõttes nad oma omaduste, heli ja kõiki selle kohta, kõik on super, aga nad välimus on natuke selline, see ei ole kõige tugevam külg. Ja Sony'd on siis ainsad nagu päris sportimiseks mõeldud spordiklapid, millel on sellised silikoonist pehmed tiivakesed, mis hoiavad neid super hästi kõrvas. Nad jäävad kõrva sisse, ei ulatu üldse välja ja ühtegi logo ega muud läikivust peal ei ole. Need on üsna nagu sellist diskreetselt erituks suudavad heledama tooniga klapid, et musta värvi poole paistab paremini välja. Et mugavuse poolest on Sony'd väga head, aga kui me räägime juhtimisest, siis JBL-il on juhtimine puutetundliku nupuga ja on gruppideks jagatud. Väga halb on see juhtimine, ma ütleks siis. Ja Sony'l on see juhtimine ka suhteliselt halb, aga omapärane. Sony'l on see võib-olla nagu eesmärgiga, sest et kuna ta on spordiklapid, siis ilmselt arvad, kui klapid tahavad niiskeks või midagi, siis hakkab ise juhtima klapid telefoni ja siis
ühekordne puudutus ei ole Sonil üldse toetatud, ainult topelt või kolmekordne puudutus ja kui sa saad helitugevust reguleerida, sa pead vajutama 4 või rohkem korda ja lootma, et kõik need 4 või rohkem korda siis ka klappides aru said sellest, et sa seda oled teinud. Et juhtimine ei ole Sonil üldse hea ja see muideks on täiesti välistatud selline asi, et sa saaksid eelmist lugu panna või kuskilt podcasti 30 sekki tagasi hüpata, et seda Sonil üldse ei toeta. Ja see on nagu negatiivne. Küll, aga see täitsa Sonide puhul töötas hästi, tõesti sa ei pea siis toksama sinna klapi peale, vaid sa võid ka oma pead puudutada. Ja, et siis kõrval esta ees olevat sellist peaosa. Või kui sul on näiteks peas juhtumisi müts, siis sa võid vabalt ka toksata seda mütsi või mida iganes. Ma seda ei proovinud, aga tõesti, jah. Väga, väga mõnus, paned talvel läki pähe ja potsatad sinna vastu. Nii et ma ütleks, et see Sony puhul ühtepidi miinus, et sa ei saa seal kõiki asju teha, aga teistpidi, kui sa oled siuke mütsistatud ja ei taha kogu aeg klappidele pihta saada, väga hästi toimis. Sarnane pea puudutamine oli ka Huawei nendel mul tuleb praegu nimi meelde ka nendel avatud kõrvaga klappidel, mida ma siin kevadel testisin, mis olid ka Free Clip oli selle nimi. Neil on samamoodi, et selline naha puudutamine klapi juures ja töötab sama hästi. Et see on nagu hästi huvitav lahendus, eriti just kui spordi jaoks, kui sa taha nagu tõesti klapid läks sul sügavamale kõrva, kui sa puudutad neid midagi. Lisaomaduste poolest OnePlus ja JBL, nagu me JBL puhul eelmine rääkisime, mõõdavad siis kõrva ja teevad siis isikliku profiili vastavalt sinu kuulmisele, püüavad teha. Ja JBL endiselt teeb sellise üsna selliseks, väga kuidagi imelikuks teeb selle profiili ja minule see üldse ei sobinud. OnePlus, kusjuures tegi minu kõrvale tõesti kuulmise paremaks, et see oli nagu üllatav, et see täitsa meeldis mulle, mida ta tegi sellega, mis ta mõõtis. Sonil on jälle eriomaduste poolest see, et neil on siis selline pime test, et sa valid seal erinevad tämbrid mingit värvilist nupukestega ja saad nagu sellise endale meeldivama heli paika panna ilma equalizeri heebli reguleerimata, eks ole, vaid lihtsalt kuulmise järgi, mis sulle meeldib valikutest, et see on ka täitsa huvitav lahendus. Enamus neil on olemas igasugused ruumilise heli efektid ja muud sellised asjad, mis tegelikult väga palju ei määra. Niimoodi võib-olla siis kokkuvõtvalt võiks ikkagi öelda, et kui teil on juhtumisi sellised kõrvad nagu Meelisel, siis ilmselt OnePlusi klapid on kokkuvõttes kõige ägedamad, sest karp on kõige õhem, funktsioone on ka palju ja kui te teate, et äppi nimi on Hei. Huawei karp on õhem. No seda küll, karp on enam-vähem sama, et see, ja kui te teate, et äppi nimi on Hei Melody, sealt juba on ka, läheb elu paremaks, aga kui te juhtumisi on sellised kõrvad nagu minul, siis ma võtaksid pundist Sonid. Ja tõesti see Sony karp on natuke ebamugav, aga mulle see toksamisega juhtimine, kogu see heli ja kogu see Sony olemus tegelikult nagu meeldis. Mina panin Sony klapid küll viimaseks, aga ikka andsin soovitus just sellepärast, et mulle Sonyd meeldisid kõige vähem, aga Sony päästis minu jaoks see, et need on päris spordiklapid, eks nad väga tugevalt kõrvas ja väga mugavalt istuvad kõrvas, eks ole. Mina annaks Sonyle ka ikkagi heli eest esikoha, mürasummutuse eest esikoha. Mina annaks mürasummutuse eest ja kõnekvaliteedi ja Huawei esikoha. Eriti kui sa võtad Huawei need karbis olevad, aga mitte kohe küljes olevad mäluvahusest otsikud, siis need summutavad müra koos aktiivse mürasummutusega uskumatult hästi. Ja muide Huawei otsikutega, mis on ka need varasemate klappidega ja võib-olla see on jälle minu personaalne probleem, et ma tahan neid klappe kõrva toppida alati niimoodi, et ma neid natuke nagu pööran või ma nagu uurin, eks ole, aga see enamasti nagu lõpeb sellega, et minu paremasse kõrva jääb Huawei otsik ja selle kättesaamine pole sealt üldse kerge, sest et nii kui sa seda Huawei otsikut pöörad, kas aga näppude vahel tuleb kohe selle kuulari küljest lahti. Nii et kui see ja sama probleemi on mul olnud ka Huawei eelmiste klappidega ja ma juba ei julgegi neid väga kõrva panna, et ma kindlasti väldin nende pööramist, sest et ma ei taha neid otsikuid pärast mingisuguste pinsettidega omale kuskilt pealuu seest välja tõmmata, mis mul Huaweiga on kogu aeg juhtunud. Et ühesõnaga, kui teil on sellised kõrvad, tuavid jäävad kõrva kinni, siis ilmselt ka OnePlusi passi ei ole kosta, et see näitabki, kui erinevalt võib-olla need klapid võivad siis erinevatel inimestel kõlada. Jah, ma kuulan ka seda, et teil on nagu, et ei ole seda, et mustvalge pilt on, vaid tegelikult on üsnagi... No sellepärast mulle meeldibki Gleniga klappe võrreldes, meie nägemus on niivõrd erinev, see on alati väga hea. Teil nagu korraga saad kahelt arstilt korraga see diagnoosi, et see on väga hea.
jah, üks ütleb, et sul on pea valutab ja teine ütleb, et tagumik on ikkagi kergelt haige. Just, tegelikult ma tahtsin ka mainida korraks ökosüsteemi asju, et kui me ennem rääkisime äpist, siis tegelikult paljud on minu arust kõigil 3 peale Huawei siis on olemas see võimalus, eks Google'i kiirühendamine, Fast Pair ja see teeb muideks ühte asja. Nimelt, kui sa teed karbi lahti esimest korda ja siis hüppab sinna samamoodi nagu AirPodsil, eks ole, telefoni ekraani peale see, et uued klapid on leitud, kas tahad ühendada. Ja kui sa siis ütled jah ja see ühendusprotsess toimub, siis ühel hetkel, kui ta on ära ühendanud, tegelikult ilmub siin ekraanile see ühenduse kokkuvõte, seal on link, et lae alla äpp ja tavaliselt viib õigesse kohta. Nii et just, et see on Google'i poolt tehtud selline lisa. Isegi pärast OnePlus ei viinud mind suhku kusagil. Okay. Seda peaks proovima mingi teiste telefoniga või proovi ise mõne telefoniga, mille sa pole ühendanud. Võib-olla vaadata äkki see Melody tuleb. Ja Huawei puhul on siis see, et ainsana Androidil endiselt Huawei'l pole äppi App Store'is, vaid sa pead seda alla laadima. See on siis AI Life, eks ole. Just. Ja nüüd juhul, kui sul on Huawei telefon, uus Huawei telefon sel aastal tehtud või siin... Kas on mõni inimene, kellel see on? No võib-olla mõni inimene on, aga juhul, kui see on asi, mida ma ei saanud testida, aga mida Huawei kiidab ja mis võib olla huvitav on see, et siis Huawei'l on kasutusel nende enda HD helikoodek L2HC, mis annab kuni 2,3 megabitti ühenduse kiiruseks, ehk siis see on 2,5 korda kiirem kui LDAC või Aptix või mõni muu selline, mis peaks suutma anda välja päriselt kadudeta, kokku pakkimata siis 48 kHz 16 bitti heli ja mingil määral hi-res'i ka, aga see on juba teine asi, eks ole. Ehk siis seda tahaks hea kuulata, sina kindlasti kuuleksid seda võib-olla paremini, kas see vahe on reaalselt olemas või ei ole, aga kui ühelgi teisel konkurendil niisuguse bitrate'iga Bluetooth koodekit ei ole, aga lihtsalt see töötab ainult siis uute Huawei enda telefonidega, mida me proovida ei saanud. No jah, kogu see igasuguste hertside ja pakkimiste teema, see läheb niivõrd esoteerilisse kosmosesse, et ma ütleks selle koha pealt mängib palju suuremat rolli, kuidas klapp istub kellegi kõrvas, millist muusikat või mida parajasti kuulata versus siis need bitid ja megahertsid. Lõputulemus võib öelda seda, et vaadates klapid maksavad kõik nagu siin 152 euro vahele ja sel aastal võime ikka öelda seda, et kõik nad teevad heli poolest, saavad hästi vastu 2-3 aastat vanadele tippmudelitel, ehk siin mingi Sony XM3-dele, 4-dele näiteks täiesti hästi nii heli kui ka mürasummutuse poolest aeg on edasi läinud ja tegelikult see tipptasemel heli on jõudnud keskmisesse hinnaklassi päris korralikult. Ja sellega olen ka nõus, välja arvatud siis OnePlus. Muidu on kõik täpselt. Olgu, meil on erinevad arusaamad, aga tegelikult jah see, et kui sulle meeldivad, kui sa tahad, et su klapid oleks hea juhtimine ja sa tahad, sulle meeldivad siis varraga klapid või sul on nende vastu midagi, siis tegelikult nii OnePlus kui Huawei on ja Glenni nägemus ilmselt Huawei on nagu õige tee. Kui sa tahad spordiklappe, siis Sonid on okeid, kui sul sobib suur karp ja see, et see juhtimine, sa ei saa hüpata loost tagasi 30 sekundit või podcastis. Ja JBL on siis, kui sa tahad lihtsalt ilma varreta klappe või kui sa tahad kasutada klappe teleka või arvutiga ja tahad equalizerit või mürasummundust reguleerida karbi pealt sest telefonist või telekast või arvutist seda teha ei saa, eks ole. Et igal ühel on selline oma nišš, mis on ja Huawei puhul muidugi just see, et see detailsus või selline nüansirikkus minu kõrva jaoks oli nagu ületamatu. Te hindalist midagi rääkinud ühtegi sõna või? Meelis vist alustas sellest, et 150-200 või? Kõigi nende 4 paari klappide soovituslik müügihinna 199 eurot. Huawei'lt ilmselt ongi praegu 199 eurot, sest ta just tuli mõni päev tagasi välja, nad on nii uued, nad pole veel odavamaks läinud. JBL-i leiab erinevatest e-poodidest kindlasti alla 150, Sony leiab ka võib-olla 170-ga ja ma arvan, et OnePlus jääb ka sinna 160-70, võib-olla 180 kanti. Nii et tegelikult soovituslik müügihind on kõigil 199, aga tegelikult leiab enamus neist praegu juba natuke odavamalt. No nii, siis on tõesti hea valiku koht. Saate lõpetuseks lähme siis aga mõne kirja juurde, neid on meil siin kogunenud paari saate jagu. Ja võtsime 2 teemat huvitaval kombel, mõlemad tulevad, Glenn, sinu kapsaaeda, lendavad siin kivid. Esimene küsimus on siis see, et eelmine saade rääkisid sa riiulikõlaritest. Tanel kirjutas meile, et ta oli väga imestunud, miks viimases saates räägitud kõlaritestist jäi välja Kef, sest et tema lemmik on siis Kefi LSX 2 LT. Ja mina jõudsin tegelikult sellega ette, sest ma jõudsin Glenni kohe sama asja küsida enne juba, kui kuulevile kirjutas.
aga kuigi see eetrisse ei jõudnud sinu küsimus, siis tegelikult kuulajad kohe meile ise kirjutasid ja Taneli kiri lühidalt kokku võtta, siis KEF näeb väga ka ilus välja, pole vaja kõlareid kattega peita. Lisaks on siis peale optika USB-C-ga ülemus, on olemas RJ45 liides, streamingu teenused ja tundub, et Tanel ütleb, et see oli tema jaoks nagu väga loogiline valik. Glen, miks sa selle välja jätsid? Ütleme siis niimoodi, et meil oli hinnapiir 1000 eurot ja üks selline kas siis tingimus või asi, mida ma väga oluliseks pidasin ja mida ma tundus, et on elementaarne, et see kõikidele selle hinnaklassi kõlaritel oli analoog audio sisend. Aga seda ei ole nendel KEF-idel. Et see oli natuke selline päästerõngas, ma saan nüüd oma nagu vastusena öelda, et miks seda ei olnud, sest et ma võtsin kõik kõlarid, millel see oli. Ja see on olemas kallimatel KEF-idel, mitte nendel LT mudelil, vaid siis LSX2-del, aga nende hind on juba, kas oli seal 1300-400 juures. Ehk et see on nagu selline tehniline põhjus, miks neid seal ei olnud. Tõesti, need KEF-id on nüüd ainsad, millel on see võrgustriimingu võimekus. Aga kuna ka Meelis seda minu käest küsis ja siis ma ütlesin, et ahaa, sellised huvitavad kõlarid ju ikkagi on ja maksavad suhteliselt vähe. Ja siis läksin selle peale Valihelisse. Valihelisse ma soovitan muidu kõigil minna, sest et seal on hästi toredad inimesed ja hästi palju kõlareid. Ja nende kõlarite hulgas on ka siis KEF. Ja võtsin siis Valihelist kaasa ühe paari neid samu KEF lihtsalt puhtast huvist, et tõesti siis kuulame siis ka ikkagi üle, et kas nad on, mis nad siis endast kujutavad, et on nad siis nii toredad ja head. Ja mul oli isegi plaan, et ma teen nendest loo, et ma teen siis eraldi loo ka KEF-idest, et nad sinna võrdlusesse ei läinud. Aga nüüd on see koht järgneb saatest, kus siis Tanel võib-olla võiks siirduda mõne teise saate kuulamise juurde, sest et tema meeleolu sellest ilmselt paremaks enam ei lähe. Et mul olid veel võrdlusena olemas ka talid, mul olid veel elakid, osad ma olin juba ära andnud, aga mul olid mõned paarid veel olemas. Ja kui ma siis KEF-id lõpuks sain muide käima, mul oli probleem ka selle äpiga, et KEF-idel nimelt on äppi siin mingeid muudatusi läbi teinud ja seal on erinevad äpid, üks on mingi KEF Control ja teine on mingisugune muu nimi. Sul on palju probleeme õigete äppide leidmisega. Loomulikult tõmbasin ma kõigepealt selle vana vale äpi, mis oli mingi eelmise mudeli oma ja muidugi ega keegi ju ei ütle, et see on eelmise mudeli oma, see osaliselt töötab, jookseb kusagil kokku ja siis sa pead jälle kammima kuskil foorumites ja Redditis ja kõvasti vanduma. See on tobe, et tootjad teevad niimoodi, et erinevad äpid ja siis tekitavad segadust kliendis, eks ole. Just, et aga tõesti, kui see nagu lõpuks õnnestus, siis ikkagi nad hakkasid häälitsema. Ja siis saabus järgmine üllatus, et KEF oli tõesti KEF. Et see, nad olid täiesti võrreldavad samas suurusklassis Bluetooth kõlaritega. Mul oli kohe võrdluseks võtta ka kõrvale Sonos Play. Ja Sonos Play oli marginaalselt parem kui see KEF, aga Sonos Play ja KEF oli väga sarnased. Ja see KEF on võrdluses KEF just nende riiuli kõlaritega. Ehk et need KEF-id kõlasidki täpselt nii nagu üks hea Bluetooth kõlar, aga kui sa paned sinna kõrvale tali või paned selle elaki, see on teine maailm täielikult. Ehk et KEF on selline udune käkk, et tal on selline sume keskriba, kume bass ja sa saad küll equalizeriga natuke turgutada, kui ma ei eksi, oli see ainult muide 3 detsibelli, et suhteliselt vähe. Et sa saad kergelt seal anda talle sellist jumet juurde, aga see ei päästa suurt midagi. Nii et kogu selle kuulamise valguses ma isegi mõõtsin neid ja tõmbasin graafikuid ja panin kõrvuti ja vaatasin, et kas ma olen tõesti loll, et kuidas see võimalik on, aga nii on. Helipilt on selline, ta on selline nagu plass või kuidas seda nüüd sõnastada, et see tase lihtsalt, mis sealt kostab, ei ole kaugeltki vääriline nendele kõikidele teistele kõlaritele, mis seal võrdluses olid. Ja selle tõttu ma isegi jätsin selle loo kirjutamise ära, sest ma mõtlesin, mida ma teen sellisest loost, et ma võtan need kõlarid testiks ja siis kuulan ja siis ütlen kõigepealt, et äpp ei läinud käima ja siis ütlen veel, et heli kohta ka pole midagi head öelda, et nad näevad küll ilusad välja, seda ei vaidle ja streamingu pool on seal olemas ja loomulikult nad mängivad ka, nad mängivad, seal kostab ju muusika nagu Sonose kõlaritest ka ja ega siis Sonos Play kõlarid, kui sa neid niimoodi eraldi kuulad,
ei ole üldse halvad, need on mul endal ju täitsa ka olemas, ma kasutan tagumiste kõlaritena ja on kõik väga okei. Aga nagu ma eelmises saates ka rõhutasin, et kui sa paned need sellise HiFi klassi riiulikõlarite kõrvale, siis nad on lihtsalt halvemad, et ja nii ongi, kui sa neid eraldi kuulad, siis sa ei jookse õudusest minema, sest nad on täitsa okei, sest need Bluetooth kõlarid, mida eraldi võrrelda ja me oleme siin võrrelnud igasugused JBL flipid ja nii edasi, need kõik kõlavad umbes samamoodi ja nad ei ole ju otse. Peaksid olema ikkagi hoopis teise klassi kõlarid teoreetiliselt. No, aga nad ei ole jah, et Kef tegelikult kahjuks ei ole teise klassi kõrval, et isegi see Sonos Play oli nagu vähe ärksam. Et võt selline mulje. Tegelikult ka mina sellepärast nagu Glenni käest küsisin, et ma tegelikult, kui me arutasime veidi, et need teist kõlarid, mis tõesti lähevad ja siis mina ei mõelnud Kefi peale üldse, sest ma millegipärast arvasin, et maksavadki 1300 €, et jäävad selgelt sest hinnapiirist üle. Ja siis kui ma avastasin, et tegelikult maksavad alla 1000 LT versioon, siis ma ütlesin Glennile, et kuule, et äkki võiks vaadata, et võiks kuulata. Sest et ka mina olin vaadanud teisi ülevaateid ja neid palju nagu on kiidetud mujal maailmas, kui kõik on öelnud, et passi on vähe võitu, eks ole, sest et elemendid on väiksed. Aga sama, et nagu arvutikõlari sobib väga hästi või siis subwoofer juurde, mida ka Kef teeb, eks ole. Aga samal ajal jah, et mulle meeldib ka samamoodi nagu Tanelile väga nende välimus, eks ole, et selles mõttes. Ja, aga mulle tuli ka nagu tõesti üllatusena, et see kontrast võrreldes siis nagu Taliga näiteks või Elakiga oli väga-väga suur, et see selguse ja sellise detailsuse ja kogu sellise inforikkuse osa helis on lihtsalt Kefide puhul tõesti nagu olematu, et see vahe ei ole väike, see vahe on väga suur, kui need kõlarid panna niimoodi üks ühele kõrvuti. Nii et võt selline lugu siis Kefidega, et kui olulisem on jah, see funktsionaalsuse pool ja välimuse pool on see väga hea, aga muus osas küll on Kef nagu Kef. No aus vastus, ega siin ei ole mõnikord midagi teha. Kui harinevus on kõrvaga kuulda, siis on kuulda. Aga teine kuulaja kirjade teema tegelikult on meil siin paar nädalat tagasi kogunenud, kuna Glenn, sa rääkisid mõni aeg tagasi sellele, et sul on võimatu kasutada oma telefoni viipemakseteks. Ja sa olid sattunud teatud surnud ringi ja nii Risto kui ka Janek on meile kirjutanud selles osas, et nad on mõlemad ise kogenud samasugust probleemi SEB pangakaardiga, Androidiga vist. Ja Risto kirjutas, et temal oli viipemaksete probleem SEB-s, Telia SIM-kaardiga ja lahendus oligi tegelikult selles, et Telia SIM-kaart oli NFC toega, mis siis tekitas konflikti telefoni enda NFC-ga. Uue SIM-kaardiga probleem lahenes. Janek aga kirjutab, et tal oli Samsung S21 probleem, jällegi SEB-ga. Kuigi ta kulutas tunde rääkides pangaga ja saatas e-maile ja kõikide pankadega, siis ainuke asi, mis aitas, oli telefoni tehase seadete taastamine. Nii et võib-olla sa saad teha lühikese kokkuvõtte, kas sina oled oma probleemist selle viipemaksega jagu saanud ja kuidas? Jaa, võib öelda jaa, aga mina sain hoopis siis jagu niimoodi, et juhtumisi sain ma SEB-st uue kaardi, sest mul üks vana kaart aegus. Ja aegus üldse üks selline kaart, mida ma nagu igapäevaselt kasutas, oli üks debetkaart. Ja siis tellisin uue kaardi, sain selle kätte ja siis mõtlesin, et huvi pärast, aga tead, proovime nüüd korra jälle ja panin siis selle uue debetkaardi Google Pay'sse, läks ta lupsti läbi ja panin selle uue debetkaardiga Google nii-öelda puutemakse osakonda ja läks ka läbi. Ehk siis kaardis võis olla asi. Just kui kaart oli mingisuguses listis. Ja ma mõtlesin, et et mis siis nüüd juhtus? Selle peale võtsin siis oma eelsalvestatud vanemad kaardid ja ka need läksid läbi. Ka need hakkasid lihtsalt telefonist tööle. Selle peale mõtlesin, et nüüd on mul küll elu läinud nii palju paremaks, et kas ma siis kella saan ka need kaardid. Ja vaat siis enam ei läinud läbi, ehk et kella installeerimine ei õnnestunud. Siis ma helistasin panka ja vestluse tulemusena õnnestus siis ka üks kaart saada kellas toimima, aga vaat teise kohta ma ütlesingi, et ma proovin ise ja kui ei hakka tööle, siis ma helistan tagasi
ja ei hakanud tööle, aga ma ei ole viitsinud helistada tagasi, sest ma ausalt kellaga väga ei viitsi ka maksta. Aga see üks kaart hakkas ka siis mul kellast tööle peale kõnet pangale, olgugi et jah, ta ei hakanud mul otse seadistades, andis sama veateate, et tekkis mingisugune tõrge ja võtke ühendust ja selle peale ma ühendust võtsin. Aga muidugi ükskord tasub ka mainida seda või esimest korda, kui ma siis ise üritasin seda kaarti kella paaritada või ühendada, siis tekkis selline tore ring selles SEB äpis, et ma nagu karussellil tiirlesin alguses mõnda aega aru saamata, et kas saabki sealt välja, sest et see oli tegelikult 3-astmeline ring, kus siis äpp ütles, et ta tahab kinnitust vist pangalt. Siis ma vajutasin kinnitus pangale, see avas järgmise aksna, et ma peaks ennast identifitseerima ja sealt järgmine valik viis mind jälle tagasi sinna äppi, kust nõuti, et ma peaks kinnitama ennast pangast. Mul õnnestus kogu aeg vajutada jah ja siis ma muudkui käisin nende 3 akna vahet ja siis ma sain aru, et aga siit vist ei ole vist nagu lahendust, et ma ei lähe siit kuidagi, ei saa välja. Aga pärast enam sellist olukorda ei tekkinud peale kõnet pangale ja äpi uuesti avamist ja käivitamist, sundpeatamist ja käivitamist. See tsükkel ka läks kahjuks katki, et see nägi koomiline välja. Ma tegin sellest väikse video, ma ei tea, kui meil on saatel selline koht, ma võin isegi selle video kuskile postitada. Siis te näete, kuidas see käib niimoodi ringi. Sellest saaks teha siukse ägeda YouTube'i klipi, vaata sellise shortsi saaks teha, mis jääb nagu lõputult käima, sest ta jääbki käima. Nii et minu probleem on aga lahenes sellega, et uus kaart mingil täiesti arusaamatul põhjusel justkui tõstis selle tõkkepuu üles ka vanade kaartide eest. Või tõesti oli siis ajaga midagi muutunud. Nii et ma ütlen, mul on väga raske teha teaduslikku ekspertiisi selle probleemi lahendusele, sest ma alustasin uue kaardi panekuga, see läks äkki läbi. Siis ma proovisin vanemaid kaarte panna ja need läksid ka läbi. Et võib-olla oleks, kui ma pidanud lihtsalt vanematest alustama ja siis ma oleks saanud teada, et need vanemad nüüd ikka ei lähe läbi ja siis võtnud uue, siis ma oleks saanud kindlalt väita, et see uus kaart päästis nii-öelda päeva. Täna ma nüüd ei saanud täpselt öelda, kas küsimus oli siis lihtsalt ajas, oli selles uues kaardis. Nii et kannatlikkus või uus kaart lahendas minu probleemid, pluss siis kella puhul kõne pangale. See on tihti niimoodi, et sul ei ole ühte mitte konkreetset settingut kuskil, mida muutus, asjad saavad korda, vaid sa taastad mingid tehase sätted, võtad uue kaardi, alustad algusest ja siis järsku maagiliselt kõik töötab nii. Aga siiski endiselt ei lähe siis läbi ikkagi kella kaardi seadistamine, et ma peaks ilmselt võtma kõne pangale, aga see kõne siis toimis, et kui sealt poolt siis sai vajutatud mingisugust nuppu, siis ilmus see kaart ka kella. Minul oli kellaga kunagi täpselt sama probleem SEB-ga ja samamoodi kõne aitas. No äkki see aitab see ka meie kuulajaid, sest et muud me praegu soovida ei oskagi. Me oleme tänase saate eetre ja täis rääkinud, lähme tähistame edasi 24. veebruari ja võtame veebruarikuuks aja maha, sest et kui me oleme tagasi 1 nädala pärast, on juba käes märts. Seiks aga aitäh kuulamast ja järgmise korrani.